Venemaal sajab Ukraina rakette. Ukraina on vallandanud sellise raketitormi, et see on Venemaal päikese ära varjanud. Baasid põlevad. Venemaal on põrgu lahti, sest osa nende tähtsast sõjavarast on hävinenud, jättes maha vaid tuhastunud maa ja hirmutava mälestuse Ukraina rünnakust. Putini sõjamasin on hävitatud, kuna Ukraina on purustanud raketi- ja droonitehased. Need löögid olid tohutud. Need on toimunud kogu veebruari jooksul ja need algasid okupeeritud Donetski piirkondades, kus Ukraina kasutas Ameerikas toodetud Atakamsi rakette, et täielikult hävitada Venemaa plaanid edasi tungida nii Donetskis endas kui ka lähedal asuvas Zaporižžja oblastis. RFU uudised teatab, et Ukraina ründas Ameerika rakettidega Venemaa 5. ühendarmee keskust okupeeritud Donetski piirkonnas Nopotrivka lähedal. See armee juhib Lõuna-Ukrainas Venemaa vägesid, keskendudes Huljaipolile ja Zaporižžjale. Ukraina vastas 5. ühendvägede armee kohalolekule võimsa 230-kilogrammise lõhkepeaga raketiga, mis suudab hävitada juhtimiskeskused ja tugevdatud sihtmärgid. See oli juhtimiskeskus, mida Ukraina tabas Donetskis, nagu teatas ajakiri Military Watch 25. veebruaril. Samaaegses rünnakus tabati laskemoonaladusid, mehitamata õhusõidukite juhtimispunkte ja juhtimis- ning vaatlusposti. Ukraina kasutas Atacms-rakette esimest korda pärast pausi, kui arvati, et USA raketid olid otsas. Ukraina kasutas seda relva viimati 18. novembril rünnakus Venemaa Voroneži piirkonnas. Venemaa lootis, et see on viimane kord, kuid see polnud nii. Donetskis on juhtimiskeskus rivist väljas ja see on alles Venemaa murede algus. Jääge meiega, sest kajastame veelgi sügavamaid ja tugevamaid Ukraina lööke kui Atakamsi rünnak. Ukraina aeglustas Donetskis Atakamsi löögiga Vene vägesid, kui need keskendusid Zaporižžjale ja lõunarindele. Mõlemad on kevadrünnaku sihtmärgid, mille käigus Venemaa saadab 100 000 sõdurit Ukraina idaossa eraldi pealetungiga. Ukraina ametnik teatas 1. märtsil, et Kreml soovib vallutada 4 Ukraina regionaalpealinna. Vene plaanides on Zaporižžja linnise, samuti Herson, Mykolajiv ja Odessa. Venemaal on endiselt ebaselged plaanid luua puhvertsoon Harkivi ja Suuma piirkondades, mida nad ei suutnud saavutada 2025. aasta suvise pealetungi ajal. Ukraina Atakamsi raketid lendasid, et hävitada juhtimispunkt, mis oleks mänginud suurt rolli Venemaa kavandatud pealetungide toetamisel. Zaporižžja piirkonna vasturünnakud sundisid Vene vägesid taanduma olulistelt lõunapoolse pealetungi stardipositsioonidelt. RBC Ukraina andmetel on alates veebruarist Huljaipole ja Zaporižžja suunal taastatud kontroll üle 300 ruutkilomeetri territooriumi. Atakami löök kuu lõpus raskendab Venemaal sõdurite organiseerimist ja territooriumi tagasivõtmist. See on alles algus. Ukraina raketid on üle maa lennanud. Järgmisena vaatleme Ukraina veebruari rünnakuid, mille eesmärk oli hävitada kogu Venemaa droonide ökosüsteem. Need polnud ainsad Venemaa õhuvõimu aspektid, mida Ukraina raketid sel kuul hävitasid, kuid sellest räägime videos hiljem. Venemaa droonidel oli veebruaris väga raske. Umbes samal ajal, kui Donetskis asuv juhtimiskeskus jäeti kõrbenud armiks, tulistas Ukraina rakette ka okupeeritud Krimmi poolsaarel asuva Kaptša lennuvälja pihta. Drone-Eyed Window oli see lennuväli sihtmärgiks, sest Venemaa on teadaolevalt just sellest lennuväljast lasknud oma Shahedi kaugmaadroonid Ukraina territooriumile. Kiievi posti andmetel loodi see droonide stardipaik 2025. aasta septembris, ohustades mitmeid Ukraina suuremaid linnu. Väljaanne nimetab Mykolajivit, Hersonit ja Odessat, millele Ukraina ametnike sõnul kavatseb Venemaa 2026. aastal keskenduda. Ukraina probleem polnud šahhede väljalaskmises, seda on sõja jooksul korduvalt tehtud. Ukraina probleem oli, et Katšeri lennuväli asub Ukraina piirile palju lähemal kui varasemad Venemaa droonide stardikohad. Lähemad kohad tähendavad šahheedide jaoks lühemaid lennuaegu. Lühemad lennuajad jätavad Ukraina õhutõrjele vähem reageerimisaega ja vähendavad šahheedide kursilt kõrvale kaldumise ohtu. Kui Ukraina raketid tabasid Katšeri lennuvälja, tegid nad seda just seetõttu, et Ukraina püüab kõrvaldada seda äsja tekkinud drooniohtu. Põlevdroonide stardipaik pole Venemaa vägedele kasulik,
ning viimane Kacheri rünnak järgnes detsembris AN-26 sõjalise transpordilennuki hävitamisele Ukrainas. Ukraina annab nende rünnakutega Putinile selge sõnumi. Krimm on haavatav ja Ukraina püüab Venemaa droonirünnakuid hävitada. Kacher polnud ainus droonidega seotud sihtmärk, mille Ukraina veebruaris oma rakettide ja droonidega hävitas. RFU News lisab, et Ukraina saatis oma mürsud ka Tatarstani vabariigis asuva tehase suunas, mis kuulub Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Selles rünnakus oli tore väike iroonia. Ukraina kasutas Tatarstani tehase ründamiseks droone, mis juhtumisi nägid välja täpselt nagu need samad Shahed-tüüpi droonid, mille ehitamise eest see tehas vastutab. Venemaa oleks näinud enda poole lendamas justkui omaenda peegelpildi. Ainult, et see konkreetne pilt plahvatas, purustades kõik mõtted, mis Venemaal võisid olla, et ta on Ukrainast ees kaugmaa droonide vallas. Ja samal ajal, kui see kõik toimus, võime pöörduda tagasi Zaporižja piirkonda. Seal tabas Ukraina samuti laokompleksi ja varustuse hoidlat, mis asus Vassiljevka asula lähedal. See ladu kuulus Venemaa Rubikoni üksusele, mis võib olla ainus Vene drooniüksus, mis suudab Ukraina eliitoperaatoritele vastu astuda. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, uuris 2025. aasta septembris Rubikoni üksust, paljastades selle Ukraina vägedele tekitatud kaose. Rubikon on Venemaa jaoks ainulaadne, sest see on jagatud mitmeks allüksuseks. Rubikon on Venemaa eliittehnoloogiline üksus, mis tegutseb Ukrainas ja Venemaa piirialadel ning saavutab edu, sest iga operaator kasutab talle sobivat drooni. Need, kes töötavad kõige paremini FPV droonidega, mis on lühimaa droonid ja mida kasutatakse eesliinil, keskenduvad sellele osakonnale. Teised Rubikoni operaatorid juhivad Shahedi droone okupatsioonialadelt Ukraina linnade ja energiarajatiste vastu. Rubikon disainib ja testib droone, mida kasutavad nii nemad kui ka teised Venemaa mehitamata üksused. See teeb Rubikonist Venemaale olulise tegija. Ukraina Vassiljevka rünnakud jätavad Venemaa selle üksuse droonideta. Lõppude lõpuks pole isegi maailma parimast droonioperaatorist eriti kasu, kui tema puldi teises otsas pole lendavat surmamasinat. Ukraina droonirünnakud on keskendunud Venemaa droonioperatsioonide alguspunktidele ja tootmisliinidele. Ukraina eesmärk on siin vähendada Venemaa droonide tuleintensiivsust rindejoonel, lisaks kaitsta oma linnakeskusi ja taristut nende pikamaa Shahed-tüüpi droonide eest, mida Venemaa on massiliselt Ukraina vastu välja saatnud. Kui ütleme massiliselt, mõtleme seda tõsiselt. 1. märtsil vahendas Pravda Ukraina presidendi Zelenski kommentaare. Ukrainlased elavad tuhandete Vene rünnakute all, kus kasutatakse erirelvi. Zelenski sõnul kasutas Venemaa veebruari viimasel nädalal Ukraina vastu üle 1720 ründedrooni, ligi 1300 juhitavat õhupommi ja üle 100 raketi. Ukraina president Venemaa on detsembrist veebruarini rünnanud Ukrainat ligi 19 000 drooniga, ehk umbes 6333 drooni kuus. See on tohutu hulk droone, mis koormavad Ukraina õhutõrjet ja kahjustavad energiataristut. Kui Ukraina veebruaris ulatusliku raketitormi korraldas, oli selle üks peamisi eesmärke hävitada Venemaa võimekus nii suures mahus droone teele saata. Nagu Venemaa raketid, mida varem videos mainisime. Avaldame peagi, kuidas Ukraina kahjustas Venemaa raketistrateegiat. Aga enne kui me seda teeme, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui pole veel tellinud, on nüüd parim aeg nuppu vajutada ja sündmustega kursis olla. Järgmisena läheme Votkinski tehasesse Udmurdi vabariigis, umbes 1400 kilomeetrit Ukrainast. Putin arvas, et tehas on turvaline. Ukrainal poleks kunagi selliseid relvi, ükskõik kui hästi ta end kaitseks. Need suudaksid läbida ligi 1450 kilomeetrit Votkinskini ja tabada täpselt tehast, kus toodetakse Iskander M ballistilised raketid, Oreshniku hüperhelikiirusega raketid ja teised hävitavad mürsud, mida Venemaa on Ukrainasse tulistanud alates Putini jõhkrast sissetungist. Putin X's Ukrainal on Flamingo. Veebruari lõpus tõusis see võimas drooni- ja raketitehnoloogia hübriid õhku. 1400 kilomeetrit polnud midagi relva jaoks, mille tegevusraadius on 3000 kilomeetrit, ehk 1864 miili. Kui Ukraina Flamingo raketid jõudsid Votkinski tehasesse, tabasid need tohutu jõuga, mida võib põhjustada ainult 1150 kilogrammine lõhkepea. Votkinskil polnud võimalust.
Teated viitavad sellele, et Ukraina raketirünnak hävitas töökoja, mis vastutab metallosade töötlemise eest, mida kasutatakse mõnedes Venemaa kõige ohtlikumates ballistilistes ja hüperhelikiirusega rakettides. BBC näitas otseülekandes 21. veebruari Votkinski rünnakust satelliidipilte, mis kujutavad suuri kahjustusi. Töökoja katuses on suur auk, mille tekitas Ukraina Flamingo, viidates, et see lasi lõhkepealaengu hoonesse, mille eesmärk on tagada Venemaale pidev raketivarustus. Veebruaris tegi Ukraina rohkem rünnakuid, millest kohe räägime. See rünnak Votkinskile võib olla kõige tähtsam. Kuigi Venemaa droonid on kahjulikud, põhjustavad peamise õhust hävingu Ukrainas siiski Vene raketid. Jaanuaris korraldas Venemaa öise raketirünnaku Ukrainale, kasutades ka hüperhelikiirusega Oreshniku raketti. See oli alles teine kord, kui Venemaa kasutas oma hirmuäratavat raketti, mis suudab liikuda üle 13 000 kilomeetrit ehk 8000 miili tunnis. Ja see oli hävitav meeldetuletus, et hoolimata kõigist oma vigadest ja strateegilistest eksimustest, Ukrainas on Venemaal endiselt tohutult võimsad raketid, mis võivad palju kahju teha. Venemaa on samuti suurendanud oma raketirünnakuid Ukraina vastu. Samas avalduses, kus ta avaldas, kui palju droone Venemaa on talvekuudel Ukraina pihta saatnud, lisas Zelenskõi, et Venemaa on saatnud Ukraina suunas ka 738 raketti. See teeb umbes 246 raketti kuus, ehk keskmiselt 8 raketti päevas. Olukord on veebruaris halvenenud. 1. märtsil teatas Moskva Times, et Venemaa tulistas veebruaris Ukrainasse rohkem rakette kui kunagi varem 3 aasta jooksul kestnud sissetungi jooksul. Ukraina pidi toime tulema 113% raketirünnakute kasvuga võrreldes 135 raketiga, mille Venemaa lasi välja jaanuaris. See viitab, et Venemaa kasutab varusid, et halvata Ukrainat õhurünnaku kampaaniaga. Ukraina rünnak Votkinski vastu muutub selles kontekstis olulisemaks. Kui Venemaa ei suuda veebruaris kasutatud rakette juurde toota, peab tema raketistrateegia aeglustuma. Alternatiiv Putini jaoks on kasutada ära oma riigi raketivarud, mille tulemusel ei jää midagi alles, enne kui Votkinsk taas tööle hakkab. Ukraina jälgib samuti Votkinski remonte. Ei üllataks, kui Flamingo tõuseb taas lendu, kui Venemaa on Ukraina põhjustatud kahjude parandamisega lõpusirgel. Ukraina vallandas raketitormi Venemaa droonide, rakettide ja juhtimissüsteemide pihta. Enamiku riikide jaoks oleks sellest küllalt. Kõik need rünnakud, millest oleme seni rääkinud, jätsid Venemaa sõjamasina logisema, kuid Ukraina jaoks, nagu me varem ütlesime, pole kunagi liiga palju lööke riigi vastu, mis püüab nende suveräänsust ära võtta. Veebruaris tulistati Ukrainast rohkem rakette ja droone Venemaa ja okupeeritud alade strateegiliste sihtmärkide pihta. Võtame kuu lõppu kokku ja vaatame Ukraina saavutused üle. Esiteks ründasid Ukraina kaugmaarelvad Venemaa Saranskit. Ukraina ründas tehast, mis varustab Venemaa sõjatehnikat toiteelektroonikaga. Tšeboksari Progressi tehas oli taas leekides pärast varasemaid Ukraina rünnakuid, mis on samuti tehase töö peatanud. Tehas sai kahjustada ja sotsiaalmeedias jagati pilte suurtest mustadest suitsupilvedest pärast Ukraina rünnakut. Permis tegutses Ukraina taas. Seekord oli sihtmärgiks Metafraxi keemiatehas, mis sai tabamuse, põhjustades mitu plahvatust ja rikkudes tõenäoliselt kemikaale, mida Venemaa kasutab rakettide ehitamisel. Nende seas olid metanool, heksamiin, formaliin, sünteetilised vaigud ja muud kemikaalid, mis aitasid Venemaal toota Ukrainas vajalikke seadmeid. Rünnakud jätkusid. Ukraina ründas Venemaa Mitšurinski piirkonnas veel üht Progressi tehast. See tehas tootis muuhulgas navigatsioonisüsteeme ja gyroskoope ning pole raske arvata, millist tüüpi relvade jaoks Venemaa neid komponente vajab. Rünnakus hävitati rohkem Vene rakette. Sama tulemus saavutati ka Ukraina rünnakus Ryotkinos. Ukraina hävitas tehase, mis toodab kütusekomponente Venemaa KH-55 ja KH-101 tiibrakettidele, mida kasutatakse sageli rünnakutes Ukraina vastu. Hakkame juba hingetuks jääma, kuid Ukraina rünnakud jätkuvad. Ukraina ründas Nevinomõskis ja Voskrošenskis keemiatehaseid, mis toodavad lõhkeainete E-lühendeid. Ukraina ründab Rostovis Doni ääres Õmpils tööstuskompleksi, põhjustades suuri tulekahjusid, mis mõjutavad ka raudteed ja naftahoidlaid. Ja me pole veel lõpetanud. Taganrogi Atlant aerotehas, mis toodab Venemaa Orion droone ja elektroonilise sõjapidamise süsteeme, sai pihta.
tehased, mis toodavad elektroonikat ja materjale Penzas, Kazanis ja Jeletsis, said samuti Ukraina droonide ja rakettide sihtmärgiks. Ukraina põhjustas tulekahju Nižni Novgorodi laevaremonditehases ja Jefremovi sünteetilise kautšuki tehases, mis toodab Venemaale vajalikke polümeere, lõhkeainete ja tahke raketikütuse jaoks. Vaja hetkeks taastuda pärast selle kõigega tegelemist. Näeme kihilist kurnamisstrateegiat, mida võimendavad Flamingo raketid ja USA-s toodetud A-7 rakettide jõudmine Ukrainasse. Iga üksikrünnak, mida oleme käsitlenud, oli mõeldud selleks, et hävitada Venemaa võime pidada sõda. Aga selle asemel, et hävitada vägesid ja varustust, millega Ukraina saab samuti väga hästi hakkama, hävitab Ukraina Vene sõjamasinad seestpoolt väljapoole. Rakettidest on ilma jäädud, droonid on hävitatud, võtmetähtsusega rajatised, mis võimaldavad Venemaal oma relvi toota, põlevad. Võib-olla ei hakka need Ukraina võimsa õhustrateegia tõttu enam kunagi tööle. Riik, mis on juba kurnava kaitsetaktika omandanud, Venemaa on Ukraina kaitse tõttu kaotanud üle 1,26 miljoni sõduri, kasutab nüüd ründavat kurnamistaktikat. Ukraina alustas seda aastal 2025. Sõrskõi ütles seda ka aasta kokkuvõttes, märkides. See aasta tõestas, et me suudame vaenlast süstemaatiliselt kurnata ja tema potentsiaali oluliselt vähendada. Kaitsejõud ei lubanud agressoril oma plaane ellu viia, säilitasid Ukraina strateegilised positsioonid ja valmistasid ette pinnase edasistele Ukraina relvajõudude operatsioonidele. Aastal 2026 rakendas Ukraina täiskiirusel kurnamisstrateegiat. Ainuüksi veebruaris põlesid rajatised ja võtmetähtsusega sõjalised objektid kogu Venemaal ja okupeeritud aladel. Nüüd peab Putin mõtlema, mida ülejäänud aasta 2026 talle ja tema nurjuvale sissetungile toob. Ukraina kurnamisstrateegia on viinud Venemaa täielikule kaotusele lähemale. Vovchanski linnas on Ukraina droonid hävitanud enamiku Vene tankidest, jättes Putini väed ründama Ukrainat ilma soomuseta. Selline näeb välja täielik kaotus, kui Venemaa surve all kokku variseb. Vaata rohkem meie videost ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa jääks ilma meie viimastest üleslaadimistest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!